ühed märjad sokid merele. Ühed märjad sokid üldse merele. Jutab siin selle palliga ja lõi selle lipu, vaata see oli üleval. Täiesti säriks, nii et pidi uue ostma. Tõesti. Võta niisugused maksud, ta käib trennis. Ai, võta meele või? Oi ei, see oli hädastud. Joo. Et mismoodi me siis, ega siis me seda ei jäta ju siia lava peale. See sobib ju väga hästi. Väga hästi. Aga siis me peame need toolid kuidagi sättima. Sätiti nii nagu tahata, ma ei tea. Jah. Mina panin nad ritta siia sellepärast, et vihma sadas. ei, et Eesti ajal olidki niimoodi alati verandade ja nende terrasside pealt olid reas. Aga mis me lauaga teeme siis? Laud jääb ka siia. Ja toolid reas? Ei, no ma ei tea, mina panin ritta, aga te ei pea sellepärast panema ritta. Nojah, ma ei tea. Aga siin on kellegi sussid. See ei saanud, ta tõi siia, et ma parandaksin seda, aga minust ei ole mingit parandust. Ei tea, kas minustki on. Ega siin on vist midagi. No see on, ma ei tea, siin oleks vaja mingit kindlat tööriista. Tööriista, profitööriista. Ei, ma söögilaua peale ei hakka siin hoopiski mitte, nagu sööme ka siin vahel. Jah, me sööme siin. Nüüd oli nii palju ilusaid ilmasid. Siin oli, oled selle katuselase talle. Ei tea, jah. Ei, sellega ma ei hakka praegu vaeva nägema kahjuks. Võt see mingi pluusi, ei, see on põllepaev. Pane see põll paremini. Nii toostud mõelast üks. Jalga. Ja ma olin terve järgmise päeva. Nii, vanutas ööle peale midagi. Läks nii tugevalt, ma ei julge hüpata. Ma oleks hüpanud. Võib-olla. Ma ei oleks jõudnud selleni ikkagi. Ja ma olen saanud. Aga natukene. Homme on niisugune programm, näed. Siin on ei ole programm, see on siin on esinejate tutvustusprogramm on eraldi. Nii, ja nüüd mina siis, ma panen siis nüüd need... Kas sul on mingi programm ka? Minul ei ole. Nagu mina. Ma ei tea, alla. Nii, aga nüüd on küsimus, et kumb kübar? Ma alustan pommi. Kübar? Ta on rohkem otsa peale, vaata kas siis on. Otsa peale. See oli nii ilmselt. Või kui sa paned nii, siis ta jooksed eest välja. Mul on jooksed eest välja. Ja siit ülevalt ka. Mul ei ole siin. Jah. Aga see on kõik, kas Salgu Triinu Peti ei olnud? Ei olnud Peti. Selle ajal ei olnud üksid Salgu Triinu. No jah, aga mul ei ole teisi niisuguseid võtta praegu kuskilt homseks. Ega tal ka polnud kõige paremad kuulsed. No lihtsalt, et mul ei ole... Kas sa Petiga kokku puutusid elus või? Kestiga? Peti Alveriga? Ei, Peti Alveriga. See on muidugi stiilsam. Ma ütleksin paar sõna siis alustuseks selliselt, et issand, mul on siin muid asju ka. Kus mul siis see number 1 lehekülg on. Aga ma siiski alustaksin selle jutuga, et 1936. aastal Loomingus ilmus intervjuu Edgar Veel Saksale. Ja Peti Alver ütleb seal niimoodi, et minu loomislaadi ja viisi õieti mõistetaks, publik on siin, eks ole, pean teile jutustama, millisena mina kujutan kirjanikku ehk milline ta õieti peab olema. Siis tuli Nõukogude okupatsioon, baasid, lepingud, tuli noormeeste mobiliseerimine, Eesti meeste mobiliseerimine Venemaale ja vahepeal tuli küll Saksa okupatsioon, natukene võib-olla leevendas olukorda, aga Eesti iseseisvust tagasi ei saanud. Heiti Talvik on ise öelnud, ma teadsin juba noorelt, raheroos mu rapsab toorelt ja ma kukun valmimats kõrgelt elupuust. Valmimatta, mul on seal trükiviga. Valmimats, ma mõtlesin. Valmimats. See lihtsalt pead, valmimats, et niisugune poeetiline kukun valmimatta kõrgelt elupuust. Ei saanud, ma mõtlesin, issand, kui hea sõna tal on. Jumal tänatud, et ma seda lugenud. No nii. Kui kõrgel olid lauad ja laed, kui lähedal oli päike, kui lähedal taevas, kui kaugel aed. Ma olin väike, kuid ihkasin juba
rohkem kui nukku ja nukutuba, rohkem kui pildi vihku, rohkem kui linnukest pihku, rohkem kui tooreid tikrimarju. Ihkasin, kuidas ma ihkasin. Tuli punast vihmavarju. Ja siis viimaks ometigi ta oli mul tõesti peos. Tõesti mu südame ligi. Mu kaenlas, mu süles, kord kinni, kord lahti. Kesk jooksujahti tõstsin kilgates üles suure päikese poole oma enese väikese, tuli punase päikese. Noh, ma ei tea, mida siis need austatud lavastajad ja kirjanikud ütlevad. Improvisatsioon. Ikka suurepärane. Jah, no mina olen muidugi dilettant, aga Sina oled vahendaja. Vastupidi. Interpreet, aga Mina tahtsin just küsida, et miks sa siis hakkasid seda juurat õppima, miks sa siis ei läinud lavakasse või tol ajal teatriinstituuti No ei tea, kas ta mul homme nii hästi välja tuleb. Miks sa nii tegid siis, ei tea, miks, jah. Ma tahtsin küll lavastajaks minna, aga ma olin nii noor, et niuksid nii noori ei võetud siis veel lavastama, et ma ei olnud veel piisavalt eluküps. Ja siis muidugi ütlesid mulle, et mine ikka proovi näitlejaks, aga ma kuidagi, jah, ma olin alati sellise reaalsuse ja võt selle, et ma ei uskunud reaalsust, ootasin imet ja selle niisuguse emotsionaalsuse vahel ja nii ta läks. Et ma mõtlesin, et äkki see juura on selline, kus ma saan ka nagu vahel näidelda. Saab muidugi. Puhas näitlemine, mis see juura muud on. Eriti muidugi advokaadid, mina küll olen kohtunik, aga kohtunikuna oled jälle nagu lavastaja, ikkagi lavastaja juurde tagasi minna, et menetluses protsessis ja õppejõuna ja muidugi saad ikka esineda ja ettekandeid teha ja nüüd, kui ma olin seal asedirektor ja programmidirektor seal Euroopa Õigusakadeemias, siis ma ütlesin nendele ka seal, et te tegelete siin kogu aeg näitlemisega. Jah, sest kõikide nende ürituste organiseerimine ja modereerimine on ju kogu aeg, sa pead olema näitemängija laval ja ilus ja esinduslik välja nägema ja niimoodi rääkima. Sellest alustab tasuta kõiki asju. Aga te võite annetada meie külaseltsile. Täiendavat tegevust, sissetulekut ja kõik raha läheb külaseltsile, külaseltsi helitehnika täiustamiseks, et see ütleme täna saaks meie omaks päriselt. See ongi meie oma. Ja sealt on puudu veel üle 100 euro vähemalt, nii et siin on Jaa, teil on võimalus kõigile osaleda külaseltsi helitehnika muretsemiseks. Kohvi tuleb juurde, kohvi on ja siin on kodu tehtud, kõik koogid on kodu tehtud, pirukad on vanalinna kohvikust, koogid on kõik kodu tehtud. Rustika kook ja üks on Ülla tehtud kook. Julia ja Ülla. Ja palun võtke salträtikuid siit. Piimasukrut. Ma paneme piimasukrut sinna poole, siit koht on seal. Nii, piima, kes soovib kohvi peale piima? Kohvi peale piima, Pavlova kook, Marjo punasesõstrakook, mustikakook ja purukook. Palun, kõike on jätkub veel, ärge muretsege.
kui kõrged olid lauad ja laed. Kui lähedal oli päike, kui lähedal taevas, kui kaugel aed. Ma olin väike, kuid ihkasin juba rohkem kui nukku ja nukutuba, rohkem kui pildivihku, rohkem kui linnukest pihku, täringuks tähte, palliks kuud, rohkem kui tooreid tikrimarju, rohkem kui midagi muud. Ihkasin, oh kuidas ma ihkasin. Tuli punast vihmavarju. Minu pisike päikene oli katki. Oli keskelt murtud katki. Ma ei osanud küsida, kosta ega sõnadega kurta. Ma ei lasknud end lohutada. Ema lubas osta uue varju, mis on veelgi kenam. Uut aga, uut. Ma ei tahtnud enam.